Pärast seda, kui Johanna-Maria Lehtme 2023. aasta märtsis purjetas Riigikogu liikmeks ja koheselt sai ka kahtlustuse mittetulundusühingule Slava Ukraini suure kahju tekitamises, pole teda keegi avalikkuse ees näinud. Täna oli siis Harju maakohtusse hea võimalus, kus ta tõsi, video vahendusel ilmus välja tema suhtes algatatud kriminaalasja eelistungiks. Proua tundus olevat koha sisse võtnud kuskil büroo pinnal, kus asub, seda teada saada ei õnnestunud. Ei õnnestunud temalt kätte saada samuti mitte ühtegi kommentaari. Vaikis ta eeluurimise ajal ja vaikib ka nüüd. Tõsi on see, et kaamerate vaateväljast väljaspool ta kohtuniku küsimustele vastas. Tema kaitse Dmitri Teplõhhaga käis välja taotluse see kriminaalasi lõpetada, sest mingit kuriteo koosseisu ta selles ei näe. Kriminaalasja materjalides nägin ma sellised materjalid, kus kuriteo kaebustega inimesed pöördusid politsei ja prokuratuuri poole. Prokuratuur lõppkokkuvõttes neid asju käsitles ja tegi lõpliku hinnangu oma määruse kohaselt ja määruse resolutsioon on siiamaani tühistamata. Määruse resolutsioon puudutab seda, mida isikud minu arvates käsitlesid kuriteo kaebuses. Nendest kaebustest on näha, et ettevõtte ISIC Construction on varifirma, et annetuste kogumisega tegelenud Slava Ukraini vara kasutati mitte sihipäraselt. Selles osas oli kuriteo kaebus selgelt esitatud ka Johanna-Maria Lehtme vastu. Kui prokuratuur annab õigusliku hinnangu, siis ta eelkõige hindab neid teod, isikuteod, kas nad vastavad kuriteo koosseisudele või mitte. Ja juhul, kui tõesti neid teod ei vasta kuriteo koosseisudele, siis sellises olukorras prokuratuur menetlus lõpetab. Mida on teinud prokuratuur? Prokuratuur on oma määrusega lõpetanud menetlus osaliselt. Just osaline lõpetamine on see juriidiline seisukoht, mille üle vaidlus käib. Kriminaalmenetlust lõpetada ma ei toeta, ma leian, et selleks ei ole alust. Ja kaitse põhjendused kriminaalmenetluse lõpetamise osas olid ka sellised, mis minu hinnangul seaduslikku alust ei anna lõpetamiseks. Kui paar aastat tagasi see kriminaalasi algas, oli nõuded ka Lehtme suhtes miljonites, sest just nii palju oli MTÜ Slava Ukraini kahju saanud. See on nüüd suurusjärgus 450 000 eurot ja see on kvalifitseeritud kui kolmanda isiku kasuks vara omistamine. Alles teatas ka Slava Ukraini, et rahalist kahjunõuet ta ei esita. See, kas kannatanu esitab kriminaalmenetluse nõude või mitte, ei oma tähtsust. See on kannatanu õigus oma nõudega kriminaalmenetlusse tulla, aga kuriteo koosseisu mõttes see ei ole oluline. Olukorras, kus meil ei ole hagi esitatud, tuleb meil tõendamiseks ära näidata, et kahju kuriteo mõttes on tekkinud. Nüüd teeb kohtunik kõigepealt otsuse selle kohta, kas menetlus lõpetatakse või jätkatakse üldmenetluses.